Täna me siis räägime, kuidas inkubeerida mune. Minu kodumajapidamises on selline kollane Hiina inkubaator. Ma nimetan teda kollaseks hiinlaseks. See koosneb 3 osast. Kiigutaja osast, alumisest restist ja sellisest vanni osast. Siia vanni põhja läheb vesi. Siis läheb see plaat uuesti peale. Ja kui meil on soov siin inkubeerida natuke rohkem mune, siis me seda kollast kiigutajat sisse ei pane. Sel juhul, kui me kollast kiigutajat sisse ei pane, me paneme sinna munad külili. Niipidi. Kui meil keerajat ei ole ja meil on siin mune rohkem, siis me keerame mune enda poole 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nii, kui meil on keeramismoodul masinast ära võetud ja munad on paigutatud inkubaatorisse täies ulatuses, ehk siis terve põrandapind või see plaadipind on kaetud munadega, siis me peame arvestama, et seinte ääres olevad munad saavad vähem soojust kui keskel olevad munad. Seega, iga kord, kui me valgustame mune, peame me lihtsalt seina ääres olevad munad tõstma ümber keskele poole ja keskel olevad munad äärte poole. Sellega me kindlustame, et tibud kooruvad enam-vähem kõik ühel ajal. Näitame siis, missugusi mune me täna siis paneme siia masinasse ja kuidas me paneme. Muna läheb masinasse peenem ots allapoole, jämedam ots ülespoole. Mõni muna on praktiliselt ovaalne. Siin määrata, kus see peenem ots on või see jämedam ots on natukene keeruline. Aga ärge muretsege, kui te hakkate mune läbi valgustama, siis te näete, et siin ülemises osas on õhumull ja te saate inkubeerimise ajal selle ilusti ümber keerata õigesse asendisse. Nii et ei ole midagi keerulist ja head pealehakkamist.